Ameerika Ühendriigid alustasid ametlikult Hormuzi väina blokaadi ning Donald Trump ähvardas hävitada kõik laevad, mis lähenevad USA mereväele, kes osalevad blokaadis. Samal ajal teatas Trump, et iraanlased helistasid talle täna ja anusid kokkulepet, mida nad ei suutnud laupäeval Pakistanis sõlmida. Wall Street Journal teatab, et Trump kaalub võimalust taasalustada rünnakuid Iraani vastu, lisaks Hormuzi väina blokaadile. Samal ajal saabuvad teated, et USA ja Iraan siiski jätkavad läbirääkimisi ning Iraan on hakanud andma märku valmisolekust loobuda oma tuumavarudest. Ja nüüd on eksperdid teatanud, et edukas blokaad võib sundida Iraani järeleandmistele, et lõpetada sõjategevus ja avada Hormuzi väin kõigile. Isegi sõja ja Trumpi vastased näivad seda ideed toetavat. Minu nimi on Aleksei Bitši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, jätke selle video alla oma kommentaar ja pange like. Ja veel, liituge minu Telegrami kanaliga Bitši News. Link sellele on selle video kirjelduses. Niisiis, Ameerika sõjavägi teatas täna, et alustas esmaspäeval sadamate ja kogu rannikuala blokaadi. Pärast seda, kui läbirääkimised, mis toimusid Pakistani pealinnas, ei andnud mingit tulemust. Blokaad kehtib kõigile laevadele, olenemata lipust, mis üritavad siseneda Iraani sadamatesse Pärsia ja Omaani lahes või sealt väljuda. Laevad, mis läbivad Hormuzi väina ja mille sihtkoht või lähtekoht ei ole Iraan, lastakse Ameerika sõjaväelaste sõnul läbi. Lastakse läbi. Rahulepet ei õnnestunud sõlmida. USA president Donald Trump kuulutas välja mereblokaadi ja täpsustas, et USA merevägi peatab rahvusvahelistes vetes kõik laevad, mis on maksnud Iraanile tollimaksu. Tsitaat. Keegi neist, kes maksab ebaseaduslikku maksu, ei saa ohutult mereteed mööda liikuda. Iga iraanlane, kes tulistab meie pihta või mõne tsiviillaeva pihta, lastakse põrgusse õhku. Samuti hakkavad USA mereväed puhastama Hormuzi väina miinidest. Hiljem esitas Trump Iraanile uue ähvarduse, öeldes, et USA uputab kõik Iraani laevad, mis lähenevad USA poolt Iraani sadamate blokaadile. Trump teatas, et kuigi Iraani laevastik oli, tuletan meelde, täielikult hävitatud, ei uputanud USA tema, tsiteerin, kiireid ründelaevu. Ja edasi Trumpi sõnad sõna-sõnalt. Hoiatus. Kui mõni neist laevadest läheneb meie blokaadile, hävitatakse see viivitamatult, kasutades sama hävitussüsteemi, mida me kasutame merel narkodiilerite paatile vastu. See on kiire ja karm. Vastuseks teatas Iraani kaitseministri kohusetäitja esmaspäeval, et riik on valmis igaks stsenaariumiks ja hoiatas, et igasugune agressioon tema vastu toob kaasa jõhkra ja otsustava vastuse. Pärast seda teatas Donald Trump, et tema administratsioon sai väidetavalt täna hommikul kõne Teheranist. Ja seal anumati Donald Trumpil telefoni teel temaga kokkuleppe sõlmida. Trump rõhutas, et läbirääkimiste komistuskiviks Teheraniga on tuumaprobleem, lisades, et Iraanil ei saa olema tuumarelva. Tsitaat. Me leppisime paljuski kokku, kui nad ei nõustunud sellega, ja ma arvan, et nad nõustuvad. Ma olen selles peaaegu kindel. Tegelikult olen ma selles kindel. Kui nad ei nõustu, siis tehingut ei tule. Tehingut ei tule kunagi. Selline tsitaat. Ta ütles, et USA jaoks on veel üheks prioriteediks rikastatud uraani tagasisaamine, mis on endiselt Iraani käsutuses. Ja selle taustal kirjutab Wall Street Journal, et Trump kaalub võimalust taas alustada piiratud rünnakuid Iraani vastu, lisaks Hormuzi väina blokaadile. Allikate sõnul on see üks stsenaariumidest, mida Valges Majas arutatakse pärast seda, kui USA ja Iraani läbirääkimised Islamabadis 11. aprillil lõppesid tulemusteta. Teine variant on täiemahuliste rünnakute taasalustamine Iraani vastu. Kuid nagu allikad märkisid, on selline stsenaarium vähem tõenäoline Lähis-Ida edasise destabiliseerimise riski ja Trumpi soovimatuse tõttu sõjalist konflikti pikendada. Lisaks sellele kavatsevad USA Wall Street Journali andmetel Hormuzi väina blokaadi ajal, millest Trump eelmisel päeval teatas, avaldada liitlastele survet, et nad võtaksid enda peale julgeoleku tagamise. Ja just siin tahab Donald Trump teha väga kavalat käiku.
asi on selles, et kui lähiajal kokkulepet ei saavutata, tahab Donald Trump kaasata liitlasi Hormuzi väina blokaadi ja seejärel järk-järgult selle ülesande liitlastele üle anda. Te ju juba tõite oma laevad siia. Ameerika laevad aga viia järk-järgult piirkonnast välja ja mingil hetkel öelda, et kuulge, see ei ole enam meie ülesanne. Seal on juba liitlased, las liitlased ise tegelevad sellega. Aga peamine küsimus on, mis on selle blokaadi loogika? Edukas blokaad võib sundida Iraani tegema järeleandmisi, et lõpetada sõjategevus ja avada Hormuzi väin kõigile. Kuid seni, kuni lahendust ei leita, viib blokaad samuti miljonite naftabarrelite kadumiseni turult, mis toob paratamatult kaasa naftahindade tõusu kõigile maailma turuosalistele. Täna ületas Brenti toornafta futuuride hind taas $100 piiri barreli kohta. Jällegi tõusis hind vaid ühe päevaga 7% võrra. Üldiselt on sõja algusest saadik väin olnud valikuliselt suletud ja Iraan otsustab ise, kes sealt läbi pääseb. Tavaliselt on need laevad, mis veavad naftat ja gaasi Hiinasse, Türgisse, Pakistani ja Indiasse. Ja just selline valikuline väina sulgemine on tänaseks saanud üheks sõja kõige kahjulikumaks tagajärjeks. Ja kuni viimase hetkeni ei püüdnud Valge Maja seda voogu peatada, kartes, et selle katkestamine viib hindade edasise tõusuni. Asi on selles, et ameeriklased pigistasid silma kinni selle ees, et Iraan müüb aktiivselt oma naftat ja nagu te teate, tühistasid nad isegi sanktsioonid Iraani nafta suhtes. Poliitikaeksperdid ja endised ametnikud leiavad, et see oli viga, mis sarnaneb sellega, mille tegid Ameerika Ühendriigid, kui nad ei kehtestanud pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse 2022 aastal täieliku embargo Venemaa naftale. Ja siin on kõige olulisem. Nafta ja gaasi eksport moodustab umbes 15% Iraani SKP-st ja selle näitaja vähendamine nullini viib vältimatu riigi majanduse kokkuvarisemiseni. See omakorda viib ajatollade režiimi kokkuvarisemiseni. Seetõttu sunnib see kindlasti mulaasid läbirääkimiste laua taha istuma. See tähendab, et nüüd hakkavad USA kinni pidama laevu, mis läbivad Iraani sadamaid ja rannikualasid, peatama laevu ning kas sunnivad neid tagasi pöörduma või võtavad need üle. Nii nagu Ameerika väed tegid Venezuela laevadega selle aasta alguses. Ja see viib Iraani ekspordi täieliku seiskumiseni. Teisest küljest tuleb mõista, et see on nagu medali 2 poolt. Teisest küljest viib see blokaad olukorrani, mida eksperdid nimetavad nii. Avatud kõigile või suletud kõigile. Ehk siis kas nii või naa. Asi on selles, et Iraan suudab lühiajalised raskused üle elada. Samal ajal peab kogu maailm silmitsi seisma veelgi kõrgemate hindadega. Ehk siis kuni me ootame Iraani režiimi kokkuvarisemist, peame me kõik selle eest maksma reaalsete hinnatõusudega absoluutselt kõigele. Ja siin peitubki lõks. Iraanlasi see kõik täiesti rahuldab. See vaid pikendab maailma majanduse lämmatavat olukorda. Ja selle asemel, et sundida Iraani reeglitest kinni pidama, võib see blokaad tegelikult hoopis eskalatsiooni suurendada, ilma et see mõjutaks asja tuuma. Olulist, lühiajalist majandussurvet Iraanile ei avaldata. See on selgelt pikaajaline mäng. Küsimus on selles, kes esimesena järele annab. Veel kord, lühiajaliselt suudab Iraan ilma nafta ja gaasi ekspordita vastu pidada. Küsimus on selles, kui kauaks neil seda vastupidavusvaru jätkub. Ja lõpetuseks sõnastan mõtte, mis tekitab õudu. Hormuzi väina blokaadiga võitleb Trump praegu selle nimel, et taastada enne selle sõja algust eksisteerinud status quo. See tähendab, et Donald Trump on viinud olukorra sinnamaani, et selle sõja peamine eesmärk on nüüd lihtsalt naasta selle juurde, mis oli enne sõja algust. Milleks siis see kõik? Siin panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamuse ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Telli kanal, vajuta kellukesele ja ära unusta vajutada meeldib. Kui peate selle kanali tööd oluliseks, huvitavaks ja vajalikuks, kutsun teid üles toetama selle kanali tööd rahaliselt, teie annetuse või tasulise tellimuse abil. Kuidas seda teha? Kõik lingid ja andmed leiate selle video kirjeldusest. Seal ongi kirjas, toetage Aleksei Betši kanalit. Valige endale sobiv variant. Olen tänulik igasuguse toetuse eest. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head.